2025 aasta hooajal ootab meid ees 5 erinevat driftivõistlust Eestis. Alustame Raassillas, kus võistlevad kõik võistlusklassid. Kohal on ka Baltikumi parimad sõitjad, hetkel on teada, et Lätist, Leedust ja Eestist. Jätkame seejärel mai lõpus 31. mai street-klassi eraldi võistlusega, mis see aasta toimub meil Saaremaal, Kuressaares, täiesti uuel rajal, uues kohas, keegi pole seda kohta veel näinud meil. Ja juunikuus on juba Laitses klassikaline Jumper Drift, kus on ainult semi-pro ja pro-klassi võistlejad. Tegemist on siis Jumper Driftil ka Baltika etapiga, ehk siis ootame kogu Baltikumi parimikke sinna. Vahepeal on ka Läti-Leedu võistlused, aga Eestis on järgmine võistlus augustis Kulbilohus. Kulbilohu on meil NETS-etapp, ehk siis Põhjamaade meistrivõistlused. Ja hooaja lõpetame nagu ikka septembrikuus superfinaalidega Kehalas, kus siis on oodata põnevaid mõõduvõtmisi kõigi klasside vahel korraga, jälle ööpimeduses. Sellel aastal uuendusteks kindlasti on see, et meil on street-klassi 1 etapp täiesti eraldi viidud uute kohta ja sõitjate vahel on ka palju klassivahetusi, aga kindlasti kõige uudsem asi on see, et see aasta meil ei ole enam semi-pro klassi, vaid meil on Pro 2. Nimevahetus on tulnud ka sellest, et autod on läinud võimsamaks, sõitjad osavamaks ja et nad saaksid tunda ennast ikkagi sinna peaaegu pro-klassi vääriseks, aga vahe on selles, et nad sõidavad tänavrefiga. Sellel nädalavahetusel siis kohtume kõigiga Raassillas, 2.–3. mai. Reedel on meil street-klassi päev ja õhtul alustame juba Pro 2 ja pro-klassi trennidega. Laupäeval on siis Pro ja Pro 2 klassi kvalifikatsioonide tandemid. Reedel kõigi piletiostute vahel loosime välja samal õhtul pro-klassi autos kõrvalsõidu. Eesti driftivõistluste kohta leiad infot driftime.ee või kui soovid näha live-tulemusi või kes on registreerinud võistlusele, siis driftpoint.net. Mis 2 hooaja vahel autoga tehtud? Nii, 2 hooaja vahel sai autoga siis niimoodi tehtud, et veel veits laiemaks. Eest on nüüd nii maksimaalselt lai, kui meil haagise peale mahub. Taga sai ringi tehtud jälle jahutussüsteemi, nüüd on võimsamad ventikad, radika asukoht on muutunud, kogu tagaots on natukene ohutum jälle ja veidikene efektiivsem, ütleme niimoodi. Testinud oleme nii palju kui avalaks ja täna siin langel, et rohkem pole testi teinud, aga hetkel tundub, et kõik töötab väga hästi, nii et pole probleemi. Hooaja plaan on nüüd see aasta natukene teistsugune. Eesti meistrikad, võib-olla 1 etapp jääb vahele, sest me läheme Soome võistlema Vermo Driftile juunis. Ja suve keskel on veel mõtteid ka võib-olla võtta osa mõnest Poola etapist. Autoga on juhtunud siis selline asi, et oleme läinud turbo peale, et kuna konkurents on semiprosessis ikkagi väga palju tõusnud, siis vabalt hingavaga on natuke raskusi olnud. Et nüüd sõidame turboga ja nüüd on piisavalt jõudu, ei tohiks olla ühtegi probleemi enam ühelgi üritusel. Nüüd on vaja iseennast natuke siit-sealt sättida, et harjuda uue autoga. Testi on õnnestunud teha täpselt omal töö juures platsi peal, siis siin langel nüüd ja oleme käinud ka 1 korra veel lihtsalt natuke testimas, aga põhimõtteliselt õiget rajakogemust selle autoga veel saanud ei ole. Hooaeg toob seda, et tahaks kõiki eestikaid kaasa sõita. Vähem kõik, mis on siis 6 etappi meil, ehk siis 4 tükki Eestis, 2 tükki siis 1 Lätis, teine ka Lätis, kaugemal seal veits ja vaadata, mis saab. Katti lõikama.